oraval nahk maha võtta. Läheb sulaks ja hakkab lagunema. Katsun siis selle asjaga ühele poole saada. No vaatame. Ja, peab natuke laskma siiski sulada. Küll siis. Opadi! Tervitused tussuliivad. Balti jää Paisjärve ääres oleme Arbolas. Trapperi käbin. Püümine number 14. Aeg on oraval kittel maha võtta, sest orav sulas üles nüüd. Ja läheb varsti hapuks. Mäletate oravat eelmistest osadest? Vaatame, kus ta siin orav. Siin ta on. Vanemad jälgijad kindlasti teavad. Nii. Päris kenasti tuli peha. Nii, oraval nahk maas. Tuleb kuivama panna. Ja siis läheb parkaine peale ja siis on venitus ja võt selline pea tuli ka ilusti. Ehk et kui parkaine on peal, siis tuleb hoida 24 tundi umbes. Ja siis läheb venitusse igatepidi ja kraapimisse. Niikaua kui on täiesti lumivalge ja bone dry see nahk. Ja jah. Nii on. Ventilaator käib ilusti. Need on, ei tea. Ja orav uivab siin. Opadi! Eraldame nüüd. Läheb parkaine tegemiseks. Orav on enam-vähem kenasti clean. Siit tuleb ta lõigata hiljem ristkülikuks ilusti. Et saada teha kotike. Aga teeme valmis siis selle parkimissegu. Eraldame siis muna-valge muna-kollasest. Ilge närv on sees, üks muna on kaasas ainult. Kui peaks pekki minema, siis ei saagi. Nii, päris kenasti. Lapsepõlves sai ikka koogel-moogelit päris palju tehtud. Nii et mingisugune vilumus tundub, et on säilinud. Muna rebu ja eraldamisel muna valgest käes. Nii. Ja munavalget meil vaja ei lähe. Ja siia läheb siis nüüd munakollane. Pum. Selle klopime lahti. Täitsa puskraht vispel. Okei, siia natuke vett juurde. Nii, see on paras. Liige suur tops oli segu jaoks. Valmis, ega siin muud ei olegi. Väärime naha sisse ja opa, nii. Kenasti masseerime sisse. Ühest munast on oravale küll ja veel. Pool muna oleks täitsa paras olnud. Vähe korra kokku ilusti. Paberit on kellelgi väga vist ei ole. Taskus on, aga käed on ju koos selle mandiga. Nii, läheb siia karpi. Karbi gaas on kadunud. Kes leiab? Mitte keegi ei leia. Opadi! Teeme ühe unboxingu. Kõik me ju tellime igast asju ja siis võtame karbist välja ja näitame kõigile, kui äged asja me saime, et sellega nüüd alles saab minna loodusesse ja värki ootame, kas läks ahi käima. Töötab. Opadi! Vaatame, kus me selle kaamera saame panna. Vaata, see käib teistpidi. Nii, ja meie boks karbike on siin. Ja tellisime siis Temust orava. Ehk see on praegu parkaine on peal ja nüüd tuleb teda töötlema hakata. Mulle meeldiks, kui rohkem inimesi teeks mingeid asju ise ja näitab seda selle asemel, et mingeid mänguasju tellida ja siis kogu tähelepanu looduses oma tellitud kräpile või ükskõik kui head, aga on ju koondada hoopis sellele, et mis mänguasju sul metsas kaasas on. Kui mets on ise täis
tohutut materjali, tohutut võimalusi, tohutut elurikkust, tohutut talente, kõike ja siis inimesed ostavad mingeid asju, lähevad neid seal metsas näitama. Ärme siis ole täitsa kurdid ja pimedad selle osas, mis meil tegelikult ümberringi on ja ärme vahi oma asju, vaid teeme asju. On ju, nii et tüka värk. Kus ma olen? Siin, okei. Hakkame minema siis. Orav. Parkaine on peal. Veel on niiske. Viimane aeg hakata töötlema. Vanni tegin tule ka, et siit ka niiskus välja saada. Et mida niiskemad on tingimused, seda kauem teda tuleb töödelda. Et panin siis ahju käima ja varsti läheb siin soojemaks ja siis tuleb töödelda nii kaua, kui on täiesti kuiv see. Praegu on kenasti niiske ilusti, peabki olema ja nüüd on vaja venitada seda igate pidi ja nätsutada ja kraapida nii kaua, kui on paber kuiv. Et siis hakkame ja siia paneme siia lusika ja hakkame siit lusikaga vaikselt tõmbama seda igate pidi. Ja kõigepealt need kohad, mis on kõige kiiremini kuivavad, et kui see kuivab lihtsalt see niiskus sisse, siis jääb see nahk kange. Et tahame siis, et ta jääks ilusti pehme ja kuiv. Mitte selline kuivatatud nahk, mis on nagu kõva siuke papitükk. Kõige kiiremini kuivama koht on ilmselt need ääred, on ju. Need ääred tuleb siis kõigepealt ära töödelda. No võtta, aga nüüd läheb üks tunnika selle oravaga. Hopsti paneme siia ka. Kui me vaja. Ei saa. Siin on pragu vahel. Ma jään siia nüüd venitama seda nahka ja siis mõne aja pärast äkki näitan. Nii valge paber kuiv on lõpuks see venitamisega niiskust jääb aina vähemaks. Nahk läheb soojaks ehk niiskus on juba peaaegu väljas ja nüüd on viimane võimalus veel venitada lõpuni kõik kohad läbi, et ei jääks kangus sisse. Pea on veel tegemata, pea jätsin lõppu, kuna seal on kõige rohkem niiskust. Aga mul puudub kogemus nii väikse loomaga ja vahepeal tundub, et ma töötlen teda liiga tugevalt äkki. Et karva tuleb maha, et tõmban selle karva membraani kuidagi katki koos nahaga. Ehk et olen peaaegu kõik siis näppude vahel praegu venitanud igate pidi. Sellepärast, et selle nii õrna ja väikse nahaga lusikaga kraapimine kuidagi tunnetust ei ole ja ei saa aru, kas saab nahk piisavalt venitus selle lusikaga või saab liiga palju, et näppude vahel tunneb paremini. Ohoh, kus te läksite? Tibu ära näita. Hopsti. Orav. Margitud. Meil on veel suitsu vaja panna. Selline kena loomake tuli siis. Alt tuli karv maha millegi pärast. Ei tea, kas oli sellest parkimislaahuses. Karv äkki väga võimalik. Oli siin niiskus liiga kaua karva sees taga otsas. Aga noh, ütleme nii, et esimest korda teed, siis ei taha ju vigu teha, aga tegelikult tuleks teha kõik vead ära, et õppida, võimalikult tugevasti rebida seda, nühkida, et õpid seda piiri tunnetama, kus maal on kõige optimaalsem ja kust läheb üle. Praegu siis ilmselt siin oli karva sees kõva niiskus kõik see aeg, kui see nahk siin seisis ja siis ta lööb karva lahti. Aga pole hullu, orav on aus. Eest siis see naha pool on ilusti soe, niiskust ei ole, see tähendab seda,
kui oleks külm katsuda, siis tähendaks, et on veel vett sees, aga see on jumalast soe. Ei ole külmasi kohti mitte kuskil. Katsun praegu. Ehk et parkain on sisse töödeldud ja nahk on valmis. Võt, selline tore lugu. Otse Temust. Podi, loom on siin, mitte see, aga see. Ja põhimõtteliselt on ta pargitud, ülimõnus, pehme. Väikse kätte. No nii, lõikasin skuariks. Selline. Klapp on siin. Sealt pääseb kotti. Ja hakkame õmblema. Padruni kesta seest võtame nõela välja. Ja no nii, üks pool on kinni õmmeldud ja suitsutama ikkagi ei hakanud praegu. Mõtlesin, et ma saan seda pärast ka veekindlaks suitsutada. Ehk et praegu ta on siis pargitud ilusti, toas püsib ilusti pehme, halvaks ei lähe, aga kui vett saab, siis läheb kangeks tagasi. Vesi siis lahustab selle parkaine ikkagi välja, kui on suitsutamata. Aga ma saan teda sellise kotina suitsutada ka veel. Ja läheb teine pool. Nii tõe hetk. Kott on valmis, aga pahupidi praegu. On tõe hetk, kas ta kannatab selle õiget pidi keeramist ka või sai õmblus nii kehva. Ma vaatan vaikselt. Õmblus on tegelikult päris hea tihe, aga need nahaservad on üsna õhukesed. Ja ma kartsin, et äkki tuleb see, rebestab see niit selle naha ääre lahti, aga ei rebestanud. Kott on kena. Kahjuks jah, siit oli liiga palju märg see karva osa, liiga mitu päeva ja leotas lahti karva, aga kott on valmis. Siin sees on nõelad. Vaba. No nii, opadi. Orav. Vaata siia. Opa. Ehk et kott on valmis. Ja vaatame siis üle, mis siin kotis on ja kuidas see kott välja kukkus. Paneme siia. Pael on nõgesest punutud eelmine aasta. Siuke hea peenike. Saab kasutada tulepuurimisnöörina ühe korra. Võib-olla isegi. Või siis kalapüüginöörina. Ehk et metsas liikudes on siis kõige parem, kui sul on asjadel hästi palju funktsioone ühel ja samal asjal. Ehk ta on lihtsalt siin pael. Mingid lihtsamad sidumised, õngenöör, kui siia natuke peenemat juurde punuda, siis on okei, et sellest veidi peenemaga olen ma ahvenat püüdnud ilusti luust konksuga. Ehk et nöör on olemas. Siis nööri küljes on, ma näitan, nööri küljes on laanepüüvile. Ehk saab siis peibutada laanepüüd, praegu nad just laulavadki. Siis on meil siin oluline asi kumm. Kummiga käib kinni, kummi on ikka, võib vaja minna kas või selfie-stiki tegemiseks telefonist. Edasi teeme lahti. Siin on üks nooleots,
põdraluust on selleks nööbiks pandud, hädapärast saab ju seda ka kasutada. Siis see kumm kinnitub siia pliiatsi külge, ka pliiats on kaasas. Korra mõtlesin, kas ma panen siia tulepulga ilma käepidemeta, aga siis mõtlesin, et tulepulk ei taha niiskust, et hakkab korrosiooni tekkima. Nii, ja vaatame, mis on sees. Siin on tulepulk olemas, hädaabi tulepulk. Siin on ka süütevahend ehk tšaaga tükike. Võtab väga hästi sädet ja jääb ülikauaks õõguma. Ehk saab, et kui sa muidu tulepulgast saad korraks leegi on ju kasetohu peale, siis kui näiteks kasetohtu kätte ei saa ja on vaja mingit materjali, mis nii kiiresti ei sütti, natuke kauem kuumutada, põlemistemperatuurile saada mingeid peeneid pilpaid asju, laastukesi, siis tšaagaga on aega sellise tükiga 10-15 minutit puhuda õõguvat tükki. Vaatame edasi, näed, kui tuleb olukord, siis on olemas ehk jällegi tulesüüte vahend, antud juhul hügieenitarve. Siis panin siia hetkel ka tulemasina ja siis viimane asi vist on siin nüüd, viimane asi on siuke asi, mis väga hästi välja ei tule, on traatsaag. Ehk et saak ka olemas ja siin on veel üks kumm ja lisaks on veinipudeli kork hetkel. Ei tulnud praegu pähe paremat asja, aga selle võib ka selle ümber keerata, et see traat ei hoiaks siin kotis laiali ennast, ta on päris selline jäik. Vot selline komplekt, rohkem ei ole ju midagi. Ehk siis sai selline väike varustuse hädaabi, et muidu on ikka korralik jämedam käepidemega ferrorood kaasas. Aga jumal teab, kaob ära. Saag, vahest on vaja midagi saagida ikkagi. Saad sirged lõiked, asjad. Tšaaga, sellest teed ei tee vist. Ja siin on vatt veekindlas tuubis ja tulemasin. Vot, pliiats ka ja nooleots ka juba olemas. Vot, seda komplekti võib muidugi varieerida, pikemale matkale minnes peaks võib-olla plaastreid, võib-olla magneesiumi, pulbrit, mis iganes asju siis saab siin asendada. Ja oravale tegin sisse siis, et see nahk liiga kiiresti ei kuluks, ei määrduks sellise presendist, väikse siseosa ka, nii et jube tore on ise teha asju, et ei ole lihtne poest mingi väike kotike osta, aga kui sul on üks orav auto alla jäänud ja sa saad selle kogemusega, kuidas nahka parkida, mis on ka ellujäämisoskus, kui läheb juba riiete ja mis iganes asjade tegemiseks, et ei ole väga keeruline, aga tahab, tahtejõudu päris palju. Võtab aega ühesõnaga. Ja ma ei tea, mõelge ja öelge siis, et mis funktsioon võiks veinipudeli korgil olla. Võib-olla saab sellest ka sellele tulepulgale käepideme kuidagi teha, aga selle taskunoa Victorinoxil on ju see nii-öelda puur olemas. Sellega puurida augu siia ja siis panna kuusevaigu liimi ehk seda ürgliimi siia auku ja tulepulk otsa, et on käepide ka tegelikult olemas. Vot selline multifunktsionaalne komplekt, siin on puudu, selle ümber võiks olla praegu MacGyveri teipi, mõned keerud, et on ka hea tulesüütamisvahend ja kiiresti midagi lappida ja nooleots on juba väga hädaabi, et kui oled ikka puhta päraväärses omadega ja on vaja küttida, aga palju lihtsam on lõkse teha. Aga lõksudest räägime võib-olla järgmises või ülejärgmises videos, et siin käis korra, ma nägin YouTube'ist ka läbi üks traatsilmus lõks, aga need asjad päris nii lihtsalt ei käi, et oskad traadist silmuse teha. Et selleks peab ikkagi tundma loomade käitumist ja suvaliselt jänese jäljele traatsilmuse panna, see on lootusetu, et ta teist korda sealt läheb, et jänes on üks väheseid loomi, kes ei kasuta sama rada enamasti, vaid möllab igatepidi muud moodi, aga on täiesti võimalik jänest ka püüda traatsilmusega. Aga selleks tuleb natukene tunda oma saaklooma tegevust. Aga seda võib-olla ei olegi hea
siin YouTube'is või üleüldse õpetada inimestele, et inimestel on igasuguseid mingeid imelikke pahesi vahest, et lähevad ilmaasjata keelatud tegevusega siis küttima looma, onju. Sedasi, aga lähme tuppa. Päike paistab. Vot siuke tore värk. Oi, nüüd lõin pea ära, ossurras. Läks hästi praegu vist. Vot sedasi, aga pange neid nuppe kõike, mis te leiate sealt YouTube'i aknukese all, et väga tänulik selle üle, siis see on jälle tore tunda, et näed, kellelegi läks korda. Et võiks ju neid videosi endale ka mälestuseks toota ja kuskile mitte üles riputada, aga noh, mõned huvilised on ja kui sulle tundub ka, et sisu on nagu natuke rohkem kui lihtsalt mingit demokola kuskil laagriplatsil tutvustaval kanalil või RMK platsil lihtsalt hängiv mingisugune tegelane ja mitte midagi ei valmista, vaid imetleb oma kola, mis ta metsa kaasa võttis, et siis see kanal on teistmoodi, et siin me kola väga ei tutvusta ja teeme ise pigem asju. Et see on ikkagi bushcrafti ellujäämine. See, kui sa ostad endale mingi varustuse ja mitte muhvigi ei tee metsas, et siis see ei ole bushcraft. Vot sedasi paraku on ja tulge õppima. Et siin on pärismaalase passiga võimalik küll ja veel areneda väga kiiresti ja natukene rohkem hakata nägema kui oma vidineid, mis sul kaasas on metsas ainult. Karm, aga nii ta on. Tuli meelde, et nõgese nööriga saab ju tegelikult sellest saab teha veel ka selle tulesüütamis sigari rullida, ehk ta pehmeks kiuks teha tagasi nöörist ja siis rullida kahe sileda pinna vahel hõõguma, et seda ma olen ka näidanud juba teistes videotes, kuidas nõgesega tuld saab teha. Multifunktsionaalne ja kott ise võiks ju olla mingi suvaline narts ka ju. Üks asi on see ellujäämiskoolitaja võiks osata parkimist looduslike vahenditega, nahkade parkimist ja sõin kasepuungasi ja lisaks siis ju see on selline skuushi ka või see, mis see on see, mida saab mudida ja rahustab närve. Et sul on oma see pehme kotike, mida saab mudida ja oma selle ATH siin sisse, koti sisse ära panna.